Sõda ja rahu on vaieldamatult epopöa, kujutades nii ärevaid aegu Euroopas Napoleoni vallutuste ajal kui ka Venemaa isamaasõda. Loomulikult on Tolstoi kirjanikuna ka teatud sündmusi ja tegelasi värvikamaks muutnud, kuid on jõutud üldisele arusaamale, et paljudel tegelastel raamatus on vast et päriselus Tolstoi kaasaegsete hulgas. Näiteks päriselu vürstiperekond Volkonskid on raamatus kujutatud Volkonskitena. Samuti on autor iseennast peitnud tegelaste sekka. Osades tegelastes ilmutab ta end ainult mõtlike arutluste kaudu, kuid arvatakse, et Peri Besukovi puhul on ta üritanud iseennast sellesse olustikku sobituma panna. Otsingud elu mõtte ja Peri ülesande kohta selles peegeldavad autori enda mõttelõnga järge. Inimestest lähtuv ja seetõttu tegelikult realistlik antud ajajärgu kujutamine, mis venelastele nii hingelähedane on, tagaski võib olla raamatu tohutu edu. Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased. Iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu. Tolstoi arvab, et inimesed tahavad olla õnnelikud, aga nad ei soovi olla ühtmoodi õnnelikud. Ainuke viis seda omapärasust säilitada on leppida ebaõnnega. Oblonskite kooselu rikkus ära abielu rikkumine. Kareninite vahel pulbitses skandaal. On olemas mõiste Anna Karenina printsiip. Kui abielu kas või üks mutter on logisev, on see määratud hukule. See ongi Tolstoi arusaam kristlikust ideest. Inimlikkus ja unikaalsus välistab õnnetunde. Pole vastuolulisemat tunderägastikku kui kõik see, mida armastuseks nimetatakse. Ühelt poolt on see armastuse ilming. Just armukadeduse kaudu tuntakse tihtipeale armastus ära. Ootamatult kogetakse, et teeb haiget, kui see meeldiv inimene kellegi teisega suhtleb. Nii võib armukadedus olla armastuse indikaator kui ka stimulaator. Teisalt saab armukadedus olla egoistliku omanditunde ilming, kus peetakse ka suhtlemist ja suhteid vaid endale kuuluvaks. Meestel kipub armukadedus muutuma iseloomuks. Seega võib Peri käitumisest järeldada, et nende armastus Helenega oli tõeline, kuid neil oli see pigem füüsiline. Lev Nikolajevitš Tolstoi oli oma aja üks suuri mõtlejaid ja kirjanikke. Suur osa tema elufilosoofiast on kandunud üle ka tema teostesse. Kuigi, et Tolstoi filosoofilisemad teosed on kirjutatud tema hilisemas elujärgus, siis võib täheldada kõige tuntumates teostes, nagu Sõda ja rahu ja Anna Karenina Tolstoi maailmavaatelisi ideid. Ehtsamaks näiteks on Sõda ja rahu peategelane Andrei Bolkonski, kellest on süstitud nii tolstoismi kui ka Tolstoi enda elu. Andrei puhul võib märgata Tolstoi sümpaatiat. Mõlema mehe elu mõjutas väga tugevalt sõda ja selle koletused. Andrei pettus suures isamaasõjas ning Tolstoi väärtused muutusid Krimmisõjas. Paralleele saab tõmmata ka ühiskonnakriitilisuse ja ellusuhtumisega. Nagu Tolstoi on öelnud, hoidu selle eest, mida su südametunnistus heaks ei kiida.